Tere tulemast kuulama podcasti Sandid Hoos. Meie 2025. aasta juulikuu saates vestlesime Ants Tamme ja Ott Ontoniga üritusest kõrgemale kui meeter ning selle raames ka kiikingust ja noorsootööst. Head kuulamist! Tere suurt suve! Sandid Hoos podcast on taas teie kõrvus, et tuua teieni üks asjalik saade. Meie tänase saate sihtmärgiks on 26. juulil Viskla külaplatsil aset leidev kogupere üritus kõrgemale kui meeter. Ning selleks vestleme täna härra Ants Tamme ja härra Ott Ontoniga. Tervist, härrased! Tere! Tere! Oleme siis siia kõik kohale jõudnud, et sellisest vahvast üritusest rääkida. Ja ma küsin kohe alustuseks ära, et kuidas teie olete siis seotud selle üritusega, millest me täna rääkima hakkame? Kas Ott tahad alustada äkki? No ma lasen sul seekord. Lased minul seekord. Mis ta siis nüüd oli? Ütleme siuke 1,5 aastat tagasi. Meil oli Otiga mingisugusel teemal vaja suhelda ja siis nii mööda minnes Ott küsis mu käest, et kuule, et Ants, et mul on üks sõber, kes kulgeb ringi ratastel ja tahaks nagu kiikuda. Aga et kas või mis või kus või kuidas seda võiks või saaks teha, et siis sealt kuidagi siuke mõte nagu õhku lendas ja see sõber, kellest jutt käib, on ju, et see on siis meil Marek, jah? Just. Ja siis ma ütlesin Otile, et tead, et tegelikult sellega on siuke lugu, et siin aastaid tagasi ma olen ise mõelnud, et äkki õnnestub leida kuskilt mõni kas siis tuttav või keegi, kellel on, ütleme, liikumisega probleeme ja et vaadata, kas ja kuidas ta kiige peale esiteks üldse suhtumise poolest, et kas ta tahab minna ja teiseks, et kui sinna minna, et siis millised on takistused ja probleemid või väljakutsed, mida ületada. Igal juhul jah, no mina Otile ütlesin, et mõte on mul juba enne olnud, et vaatame, teeme ära. Ja algselt käiski jutt siis ainult ühest inimesest, et äkki saab siis ainult Marek sinna kiigele. Aga siis ma ei tea, kust kohast see asi niimoodi edasi rulluma hakkas, Ott, et äkki sa räägid siis sellest osast. Ühesõnaga, kunagi sai siis Marekuga suheldud ja rääkisime kiikumisest. Ja siis rääkisime ja mõtlesime, et nagu niisama teda nagu kiigla panna ei saa. Teades seda, et siis on vaja kõigepealt natuke trenni teha. Ja kui hakkasime mõtlema, et aga miks ainult ühel inimesel, et seda võiks ju suuremalt teha ju. Et siis mõtlesime ja panime pundi kokku ja hakkasime siis asja ajama. Aga kuna oligi nagu öeldud välja juba, et teeme seda nagu suuremalt, ehk siis võiks sinna rohkem inimesi tulla. Et siis on nagu rohkem tagasisidet ja kajastust sellele. Ja siis sealt see asi hakkas mööda välja rullima. No ja siis 2 aastat järjest me siin oleme. Järgmise küsimuse au on Jüril. No mis ametit muidu peate igapäevaselt? Et ilmselgelt iga päev vist ei kiigu. Või siiski? Eks ta on siuke, ütlengi ausalt ja otse, et see on siuke natuke keeruline teema. Et Eesti Vabariigis kahjuks ainult kiikumisega ära ei ela. Et see on kohati meile ikkagi suuri kaikaid kodaratesse loopinud, et meil ei ole inimesi, kes päriselt nagu 100% kõike seda asja põhitööna teeks. Ehk siis kogu see meie süsteem, meie liit, meie klubid, meie instruktorid laias laastus ikkagi toimetavad vabatahtlikkuse printsiibi alusel ja tõsi ta on, et erinevatel kiikingu sündmustel käies või teenust pakkudes, siis sealt mingid rahanumbrid on võimalik liigutada ja kurb, aga tõsi, suurte ponnistuste läbi on võimalik ka mingisuguseid projektirahasid natuke võib-olla teinekord abiks saada. Aga siukest nagu, kuidas siis öelda, kuldsete ratastega uhket vankrit, mis meid kenasti niimoodi edasi kannaks, seda meil ei ole
ja noh, ega ei saa salata, et me oleme kunagi saanud Kultuurkapitalilt ka natuke mingisuguseid toetuseid oma karikasarja tegemiseks. Aga noh, mitte nüüd liiga palju, et need on ikkagi olnud siuksed tagasihoidlikud võrreldes siin teiste spordialadega. Aga noh, teisest küljest teiste projektidega on õnnestunud mõningatel klubidel natuke suuremaid rahanumbreid ka liigutada, et endale siis varustust soetada ja sedasi toimetada. Aga et nüüd mitte jutuga liiga kauge ringiga minna, siis mina kogemata kombel aastal 2009 vist sattusin Eesti Kiikingu Liidu juhataja rolli erinevate siis asjaolude kokkulangemiste ja asjadest tulenevalt olen siis siiamaani selle koha peal. Olen ka ühe Kiikingu klubi juhatuse liige. 2013. aastal olude sunnil sai asutatud ettevõte, kus ma siis seda Kiikingu varustust ja kiikesid valmistan. Ja mingi aeg oli olukord, kus ma olin kõige selle, see oligi see, mis tõi mulle tegelikult leiva lauale. Võid ma sinna peale ei saanud ja see leib ei olnud ka väga värske, aga midagi sai hamba alla. Ja siis ühel hetkel juhtus niimoodi, et ühes maakoolis, siis kus ma ise kunagi olen õppinud, kutsuti mind asendama töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat. Eks ma siis läksin sinna pooleks aastaks, aga poolest aastast sai sujuvalt 4,5 aastat. Nüüd siis, kui see meie kena vald ja riik on võtnud suuna, et maakohtades ei peagi koole olema, siis otsustati ka seda pisikest kooli siin kärpida ja peale seda, kui 3. kooliaasta ära kaotati, siis ma otsustasin, et mina siin ka õpetajana ei jätka enam. Ja tänasel päeval ma olen siis ühes Eesti ettevõttes Fesma alus, olen ostujuht, tegeletakse seal siis metallitööde ja metallkonstruktsioonide valmistamise ja karjalautade sisustuse tootmisega. Ehk siis päris pika ringiga jõudsin selleni, et millega ma tegelen. No kui Kiikingust pikka ringi ei tee, siis vist väga edukas ei ole. Tõsi ta on, sest et võistlus käib ju aisa pikkuse peale ja ring on teadupärast seda pikem, mida pikem on ais. Tundub nii. Ott, kuidas sinuga on, mis tähtsat ametit sa pead? Igapäevaselt olen noorsootöötaja Kohila avatud noortekeskuses. Aga ma ei saa öelda küll nüüd igapäevaselt, aga aeg-ajalt saab ikkagi tehtud kuskil helindust ja valgust abistamas käia, üles panemas ja maha võtmas, lavade ehitus ja midagi oli veel nüüd. Ühesõnaga, mul on neid ameteid, asju, kus ma käin põhitöö kõrvalt ikkagi üksjagu. Et meeldib hästi palju seigelda ja erinevaid asju teha. No siis loodan, et see toob parema kui kõva ja mitte nii hea leiva lauale, see seiklemine ja igasuguste asjade tegemine. Jah. Aga kuna me hakkame täna Kiikingust rääkima, siis ma küsin, et millist rolli üldse sport teie elus mängib, et ma saan aru, et Ants, sinu elus on ta suuremalt, kuidas ta Ott sinu elus on või mida te olete varasemalt spordiga seoses teinud? Ma arvan, et mul on sport isegi natukene suurem kui Antsul. Aga mina olen siis vanasti tegelesin gümnavõistlusega ise päris suuresti, et isegi Johannes Hermiga oli võimalus koos võistelda. Siis ma korraldan võistlussarju siin Kohila vallas. Olen seotud ka Ironmaniga nüüd 3. aastat Tallinnas. Ja siis igapäevaselt rattaga sõidan. Nojah, kui sa Ironmani korraldajana seotud inimesena nagu rattaga ei sõidaks, siis oleks vist midagi natukene paigast ära. Kuidas sinul on, Ants, mis sul veel sporditaust on lisaks Kiikingule? Ega mul tegelikult ei ole liiga palju muud sporditausta kui seda, et ma olen maapoiss ja rasket füüsilist tööd tehes üles kasvanud. Ja kuidagi minu jaoks on ma tean inimesi, kellel on niisugune tõsine kirg, et kui kuskil on mingi spordivõistlus või mingi asi, et kohe ikka niimoodi elatakse kaasa ja minust on see pisik kuidagi mööda läinud, et ma olen kunagi käinud natuke niisugust rasket rauda liigutamas, korra olen ka võistlustele jõudnud, aga see tegelikult ei olnud ikkagi minu tee, et siis ütleme,
kangi tõukamine, rebimine. Ma olen siuke natuke pikem poiss ja ei olnud päris minu jaoks. Veidi olen sõudmas ka käinud, aga see oli jällegi see asi, et kui talutööd hakkasid peale pressima, siis mina jäin kohe sõudebaasist kõrvale ja tegelikult mingil hetkel Tatjana Jaanson oli mulle treeneriks ja hiljem ma ühe oma klassiõe käest kuulsin, kes nagu rohkem kohal käis kui mina. Ta kuulis, et Tatjana oli öelnud, et kui mina ja mu vend mõlemad siuksed suured poisid, et kui need poisid rohkem kohal käiks, kui kuuvarjutust Eestis näha on, siis sealt saaks päris head materjali. Et minul on jah, selle koha pealt on nagu natuke kehvasti, et eks ma kuigi palju ikkagi liigun ja teen ja toimetan ja enam-vähem ikka saan hakkama ja siis, kui ma enam ühtegi lõuga tõmmata ei jõua, no siis on ikka asi väga halb, aga ma ikka reeglina sihuke 5 tükki tõmban ära ja mõned 10 kätekõverdused suudan ka teha, et sihuke ütleme, et siis väga käest ära ennast lasknud ei ole, aga kindlasti midagi liiga head ka ei ole. Aga siiski arvestatavad numbrid ja näitajad. Ma küsin siis järgmise, et aga kes peaksid tulema kõmmi nii-öelda kõrgemale kui meeter sündmusele, et keda ootate? Teie nägemuse kohaselt või kogemuse kohaselt, kuidas tundub? Sisuliselt, eks me ootame kõiki, kes vähegi tulla tahavad ja noh, millest see asi nagu välja kasvanud on siis ongi ju sellest, et saaks sinna tulla kiikuma ja nautima ja uut kogemust omandama need inimesed, kes seda nagu reaalselt igapäevaselt võib-olla ei saa teha. Ja ma arvan, et see oleks nagu see põhiline sihtgrupp, et just nimelt julgustadagi tulema kohale, vaatama ja ma võin öelda, et no, kui ma kellelegi midagi valesti ütlen või pahasti, siis ärge väga pikka viha pidage, aga et kui puudega inimesed kuidagipidi arvavad, et ilma puudeta inimestele kiiking teisiti mõjub, siis ma arvan, et mitte väga. Ja kui ma näen, kuidas erinevatel sündmustel hakatakse kiige kõrval kaasa elama, seesama see põnevus, ootus, ärevus, et kas ta nüüd läheb üle või ta ei lähe üle või mis seal saab ja kuidas seal saab, siis mina tegelikult usun, et ei ole vahet, kas sa seisad seal kõrval platsil või sa istud seal, et see pisike hasart ja see sihuke väike poiskene, kes tahab niisugust põnevust, et see hakkab seal ikkagi kaasa elama ja isegi kui sa ise ei kiigu, siis no vaadata ja plaksutada või hõigata või noh, lihtsalt kohal olla seltskonna ja massi mõttes, ma arvan, et see on juba nagu igatpidi suur asi. Ehk siis ma lisaks sinna, et sinna võiks tulla nagu absoluutselt kõik, et kõik peredega, sõpradega, üksi. Et see on ikkagi kõigile mõeldud seal. Jah, mina olen ka nii aru saanud, meie Jüriga tuleme igal juhul kohale, vaatame selle asja ära, sest et tunnistan ausalt, ega sihukest kiikingut ei olegi ammu oma silmaga näinud, et seda huvitavam saab see asi olema. Korra selles uskan vahel, et kuigi me sinna kõiki kohale kutsume, siis arvestama peab sellega, et neid istumistugesid kui selliseid on ainult üks ja kiigutamise tempo on ilmselgelt aeglane, sest teisi üle vedada on lihtsalt füüsiliselt raske. Ehk siis suure tõenäosusega kõik ei jõua kiigele, aga seda enam ma usun, et oskavad hinnata seda kogemust need, kes sinna jõuavad. Olgu, seda palume inimestele arvesse võtta. Et ma usun, et meie Jüriga oleme need, kes ilusti vaatavad kõrvalt. No tasub vaatama tulla, sest omaaegne vist kiikingu meister on Lellest pärit, nii et minu kodukohast, nii et pilt peale visata. Jah, ja kuna see on nii unikaalselt, ma saan aru, eestlaslik spordiala, siis ka sellepärast tasub sellele kaasa elada. Aga vot, millised teie muljed on eelmisest aastast nüüd, siis praegu jõuame nagu teise aasta tegemiseni, aga kuidas eelmine aasta läks, kui saab nii küsida? Tahad sa Ott alustada äkki? No ma võin proovida. No, et ma ise eelmine aasta olin, või noh, üldse ma olen siis kiikingus, olen üldjuhul siis siduja rollis. Ehk siis seon inimesi kinni. Okei. Ehk noh, käed-jalad, eelmise aasta peale ka siis nagu kõik ülakehad ja puusad sai kinni seotud, et see oli meile kõigile tegelikult väga uus kogemus.
et noh, keegi pole varem selle vingi peal niimoodi saanud siduda. Aga üldjoones need, kes sealt tulid, isegi Pärnust tuli üks, ma mäletan, tuli ekstra töölt varem ära, et kohale tulla. Et ta ütles ka, et see on nagu väga äge kogemus ja väga ainulaadne, et ei teagi, et noh, et kas veel üldse saab, et pidi seda proovima nii-öelda. Et aga muud tagasisidet, mis mina sealt kuulnud olen, et kõigile meeldis, tahaksid veel. no siis see aasta saab veel või kuidas? no minul olid ka pigem needsamad muljed ja samad kogemused, et nii palju, kui seal jutuks oli, siis ikkagi, kes kohal, meid ei olnud seal liiga palju, aga kes kohal olid, siis pigem oli ikkagi meeleolu oli sihuke ülev ja rõõm oli suur ja seesama kogemused ja kõik see oli nagu, noh, ma ütleks, et arvatavasti ikkagi vägagi meeldejääv elamus. kurat on, tekib kohe sihuke huvitav küsimus, et kas kiikujad on rohkem mehed või naised? mehi vististi on natuke rohkem, aga see on ilmselt juba evolutsiooniliselt paika pandud, et mehed teevad rohkem lolluseid. ma, ma millegipärast arvasin, et see kuidagi nii kipub olema. oota, aga räägime sellest kikingust natukene rohkem, et kui vana spordiala see üldse on? Vikipeedia näitas mulle midagi aastat 1993, mida ütlevad teie kogemused ja andmed, arusaamad? no eks ta nii ongi, sest et sihuke mees nagu Ado Kosk, Pärnust pärit meesterahvas siis, kes 1993. aastal ehitas 2 puidust külakiike ja siis tal sõber Tarmo Männikopp proovis nende mõlemaga kiikuda ja jõudis järeldusele, et ühega oli tunduvalt raskem kiikuda kui teisega. Siis nad hakkasid mõtlema, et milles see asi on ja kust see jama tuleb siis, et noh, said ju ühtemoodi nagu suhteliselt ehitatud ja jõudsid nemad arusaamani, et see kiik, millel olid pikemad aisad, sellega oli keerulisem kiikuda. Ja siis sealt Ado võttis endale siukse huvitava sihi ja eesmärgi, et selgitada välja, milline on maksimaalne aisa pikkus, millega üks inimese loom on suuteline iseseisvalt ilma mootorite ja muude abivahenditeta üle võlli kiikuma. Ja 1996. aastal ehitatigi juba siis esimene metallist kiik, millel olid reguleeritavad aisad ja 1997 tulid juba siis esimesed kiikumise, olidki vist nime poolest esimesed maailma esimesed üle võlli kiikumise võistlused. Ja need peeti Pärnus ehk siis sellest ajast, nagu ütleme, et siis kiiking on ikkagi alguse saanud jah, 96. aastast ja siis spordialana siis ütleme ikkagi, et see hetk, kui tekkisid esimesed võistlused ehk siis 97 aasta. nii et siis nagu juubeliaastad on tulemas järgmisel ja ülejärgmisel aastal. no kui nii öelda, siis küll jah. aga mis see eristub nagu tavalisest kiikumisest, kui nii? jah, et kuivõrd teine see tunne on, et me oleme vist Jüriga mõlemad ka ise kiikunud, vaatamata oma puuetele nagu tavalise kiiguga lapsepõlves. aga see, kas gravitatsioonis see jõud on tugevam või mis, kirjeldage, katsuge vähemalt kirjeldada seda. no, seal nüüd ongi see koht, et Tarmo Männiko kunagi viskas välja siukse lause, et kiiking algab sellest hetkest, kui jalad on kõrgemal kui pea. Enne seda on tegemist kiikumisega. Ja eks seal selles mõttes see tõetera on sees, et tavalise kiikumisega sulle mõjuvad üldiselt, mõjubki sulle raskusjõud, mis üritab sind kogu aeg alla tõmmata ja surub sind vastu kiigelauda. Aga kiikingu puhul siis sulle mõjuvad erinevad jõud, ehk siis sa sisuliselt ühel hetkel sa oled kaaluta olekus, ühel hetkel mõjub sulle mitmekordne ülekoormus ja teisel hetkel seesama ülekoormus üritab sind hoopis teisele poole sikutada, eks. Et seal need jõud vahelduvad. See, kui hakata nüüd rääkima, see kõige, ütleme, ma arvan, et üks niisugune olulisemaid momente kiikingus ongi see, kui kiigeaisad jõuavad paralleelseks maaga ehk siis posti suhtes 90 kraadi. Et selles piirkonnas tekib niisugune kaaluta olek ja see hetk on see, mis inimestes võib-olla esimese hooga pakub seda adrenaliini ja närvikõdi ja tekibki niisugune, kui te olete, ütleme, et kui te kiigel võib-olla ei ole liiga palju olnud, aga kui keegi on kunagi kuskil, ma ei tea, autoga sõitnud mingist künkast üle ja tuleb see niisugune
kõhus Tunne, tõmbab jah. kõhe õõnsaks, eks. Et siis see on see koht seal kiige peal ja siis sellel hetkel ei saagi aru, et kuhu poole sa liigud või mis nüüd toimub. Tekib sihuke natuke ärevust, natuke hirmu, aga seda kõike alguses, siis sa harjud sellega ära, kiigud järjest kõrgemale ja ühel hetkel sul hakkab isegi igav seal kiige peal. Siis, kui sul juba asi on nagu päriselt selge, aga siis selle vastu on rohtu, siis tuleb minna võistlema ja hakata proovima, kuidas siis öelda, rammu katsuda sellega, et kes siis ikka need pikemad asjad üle võlli ajab. Ja siis tuleb see võistlusmoment ja ärevus ja siis on jälle hea. Okei, see kõlab küll jah, põnevalt. Noh, ma saan juurde ka lisada seda, et kui võrrelda kettkiike ja kiikingukiike, siis üks on niisugune nagu pehme, niimoodi, et sa tunned seda jõnksu, kui see kiik alla tuleb sealt ülevalt poolt. Ja kiikungiik ongi see, et sa tunned seda füüsilist jõudu seal. Et see jah, see nagu füüsikalised jõud mängivad sinuga rohkem. No jah, erinevad, et kõikidel kiikidel on ikkagi erinevad, et kellel võimalus kindlasti proovida. Et suured külakiiged, kiikungiik, tavaliselt kettkiigud, mis seal lasteparkides igal pool on tavaliselt. Või siis kasvõi puu otsas see nöör, mis nagu vanasti oli maakohtades, et terve küla käis kiikumas ühe nööri otsas. Nii et erinevaid ideid vihmaste suvepäevade sisustamiseks siit poolt, aga ma saan küsida seda, et kuidas see lahendus sai loodud, mis võimaldab siis nagu ratastooli kasutajal sinna kiige peale minna, et kuna mingit prototüüpi ju ja asja, mille järgi seda teha vist maailmas ennem olemas ei olnudki. No, ega seal ei olnudki midagi muud, et insenerid tuleks ilmselt mulle nüüd kõik kallale. Ma ise ka võib-olla, kui ma kuskilt kellegi teise suust sellist juttu kuuleks, aga nüüd mul sai masinaehituse õppekava sai kenasti läbitud siin möödunud kevadel ja seal üks õppejõud Mart Tiidemann ütles selle, et kui üks konstruktsioon peale vaadates tundub silmale ilus ja hea, inseneri silmale, no siis ta ilmselt peab vastu ka. Et see on niisugune natuke sisetunde küsimus, et kes kus kui palju on mingeid asju teinud ja mingite materjalidega kokku puutunud. Loomulikult mingid asjad tuleb olenevalt siis valdkondadest üle arvutada ja testida ja katsetada ja kõik asjad. Aga olgem ausad, kiiking on tegelikult juba oma olemuselt üks suur katsetus. Siis ma selle istumise aluse või selle toe, ma ei taha öelda ta kohta väga nagu tool, sest ta tegelikult tool ei ole, ta pigem on ikkagi sihuke, ütleme, abinõu, mis aitab siis inimest fikseerida seal. Et sihuke istmelaadne asi, et ta natuke meenutab siis seda, ütleme, jõusaali, seda siis rinnalt surumise või kaldsurumise, seda pinki. Et sul on kitsas plaat on selja taga, mingid käetoed on, et me saaksime sul, et kõige olulisemad asjad, mis seal inimesel on, eks, et käed oleks fikseeritud, pea oleks fikseeritud, keha, jalad, et midagi ei jää kuidagi tilpnema, et seal võiks nagu mingisugune ootamatu liikumine tekkida ja et võiks mingisugune vigastus, siis ma ei ütle, et süveneda, aga et üleüldse, et võiks mingi vigastus tekkida. Ehk siis selle tooli või pingi eesmärk oligi kõik need inimese olulised liigendid või liikumispunktid ja jäsemed ära fikseerida ja kuidas seda siis nüüd tehtud sai, eks meil ju on aja jooksul kogemusi inimeste kiigutamise ja tandemkiikumisega ehk siis kahekesi koos kiikumistega, et millistel meetoditel, millised kehaosad ja kus need nagu ohukohad on, et mis siis hakkab esimesena liikuma. Et need kogemused on ju varasemalt olemas ja ega siis seesama pink, mida me ka see aasta kasutame, on tegelikult seesama prototüüp, mis sai esimesel aastal kasutusele võetud. Ja kuidas selle tegemine käis, siis ega mina ka esimese hooga mõtlesin, et ei mis kaua selle kokku klopsimisega siis ikka aega läheb. Reaalsus on see, et tegelikult tuli päris mitu unetut tööd ja valmis see asi sai ja kelle või mille pealt siis mõõte võtta või katsetada. No eks me seal ise siis mina ja mul abiline seal kahekesi istusime, milles siis see natuke probleemi koht oli see, et me mõlemad suuremad kasvumehed ja reguleerimisvahemik on natuke väiksem kui olla võiks, aga selle ma püüan selleks aastaks ikkagi ringi teha. Aga jah, eks ta ongi suur katsetamine, prototüüp, lihtsalt leidlikkust ja natuke sihukest inseneri mõttelaadi ja nii ta tuli.
ja et miks ma ütlesin, et miks me seal liiga palju ei pabista nende igasuguste ülearvutamiste pärast, on see, et tegelikult kõik see kinnisidumine ja kogu see loogika, me kinnitame inimese ikkagi samamoodi, nagu me kinnitame ka tavalist tervet inimest kiige peale. Ehk siis me paneme need olulised kohad, me seome nagunii kiige külge kinni ja see lisapink, see lihtsalt aitab siis nagu stabiliseerida seda keha asendit. Et tegelikkuses kõik jõud võtab ikkagi inimese keha ise vastu. mitte midagi ebaloomulikku nii-öelda. Ei, mitte midagi, sihuke jah, otsast peale ja pusima ja küll lõpuks jõuame lahenduseni loogika, et Mul tekib paratamatult praegu seda juttu kuulates küsimus, et kui palju on kikingus üldse olnud mingeid vigastusi või mina vähemalt aktiivse uudistelugejana ei mäleta, et oleks nüüd olnud suur uudis, et inimene lendas kikingu kiigult ja murdis ära, ma ei tea mida, et tundub, et ei ole olnud siukseid suuremaid asju või kuidas? no tui-tui-tui, eks, Jah, et eks meil natuke ikka on olnud, aga reeglina kiigel juhtuvad õnnetused instruktori siis tähelepanu hajumise või hooletuse või ebapädevuse tõttu. Et seda, et nüüd raudvaraga oleks seal päriselt midagi juhtunud, need õnnetused on ikkagi päris aegade algusesse, kui olidki, et meil ei olnud neid käe ja jala ja turvarihmasid sellisel kujul kasutusel, kui kiige konstruktsioon oli teistsugune, et laagrid ei olnud ise seaduvad, tekkis seal võllis see poomine, suured jõud ja lõhkus laagrid ära. Et kunagi 2000 aastal Pirital oli olnud sündmus, kus siis kiige konstruktsioon oligi teistsugune ja kiige võll lendaski sealt postide vahelt minema. Aga ma mingi aeg, ma isegi teadsin selle inimese nime ja ta alles hiljuti käis siin, ütleme aastake paar võib-olla tagasi käis Viskla külakeskuses kiikumas ka ja seal oli see ka jutuks tulnud. Aga temal läks nii õnnelikult, et ta jah, oli saanud mõned kriimustused ainult. Et on olnud kiikingus ka tõsisemaid õnnetusi, aga need samamoodi ma ütlen, et ikkagi on olnud instruktori siis mingisugune möödalaskmine või sihuke teema, aga nagu üks tuttav ja nagu ka statistika tegelikult ütlevad, et mida suuremaks see spordiala läheb, seda suurem on tõenäosus, et mingi jama juhtub. Paratamatult selle vastu me ei saa, aga selleks, et seda asja ikkagi vältida ja seda spordiala hoida ohutuna, siis me püüamegi enda inimesi kas siis koolitada või neid nagu kursis hoida ja suhelda ja tagada seda, et instruktor ikkagi alati hoolega jälgib ja alati panustab sellesse, mida ta teeb. Mina isiklikult julgen tihtilugu väita ja sellega tegelikult ka rahustan inimesi, et ma ütlengi, et minu hinnangul tegelikult on kiiking ohutum kui pargis sörkjooksu tegemine. Sest astuda poriloiku asfaldiserva peale, puu juure peale või käbi peale ja väänata jalg ära, ma arvan, et on suurem tõenäosus, kui kiikingu kiigel viga saada, eeldusel, et varustus on paigaldatud korrektselt ja instruktor on päriselt kompetentne. Ja inimene ise, kes kiigel on, annab ka endale aru, mida ta teeb ja kus ta on. Tundub, et olen sinuga nõus, sest nagu ma räägin, uudistes pole kunagi olnud pikemalt artikleid kiikingu vigastustest, aga jooksu ajal jala välja väänamise kohta on neid üksjagu. Kas patendi olete ka juba sellele lahendusele võtnud, mis? Patendiga meil on hästi, see on võetud ja see on juba aegunud. Okei, siis on ühesõnaga täiesti kombes selle patendiga. Aga vähemalt see lahendus on olemas. Ja kiikingu koha pealt jah, aga selle istme koha pealt ka, et ega sellel ei ole patenti ja mul ei ole ka seda eesmärki, et sellel oleks. Kui see kuidagi võiks viia inimesed kiigele, kes muidu ei pääse, siis jumala eest andku minna kõik. Õige mõte, me oleme ise selle poolt täiesti. Aga mitu julget eelmine aasta kiikuma jõudis, mis need emotsioonid olid? Kiikuma jõudis ikka peaaegu kõik, kes seal olid. Aga kes nagu ekstra nagu selle tooli pärast tulid, neid oli seal 3-4. Aga tavainimesed said ka proovida seda võimalust, et kuidas selle istmega kiikuda on. Minu meelest ka meil eelmine aasta oli, ütleme umbes, ma arvan, et 4 inimest oli need, kellel oli siis päriselt liikumispuue ja kes sinna istuma tahtsid minna. Aga sellesama istme pealt käisid meil ka nagu ütleme siis liikuvad inimesed läbi, ehk siis seda sai ikkagi katsetatud igasuguste katsejäneste peal. Et nii suuremate kui väiksemate peal ja tegelikult toimis kõik kenasti.
ja miks meid oli nii vähe, eks siin oligi mitu asja, et esiteks, et me tegime seda sündmust esimest korda ja me ei tahtnudki seda liiga suureks ajada, sest et me ei teadnud, mida nagu oodata ja pärast, kui meil on jõhker rahvamass koos ja me ei suuda nende ootustele vastata, siis see pigem tekitab niisuguse negatiivse emotsiooni. Aga ma ütleks, et eelmine aasta meil oli väga tore, niisugune pisike seltskond oli seal koos, kõik, kes tahtsid, said proovida, kaasa elada ja ma ütleks, et tegelikult oli tõesti väga-väga tore ja südamlik sündmus. Ma küsin siis seda, et mida te ütleksite inimestele, kes pole veel kiikingut proovinud? proovige. Proovige. Nii lihtsalt ja loogiliselt. Mul on nagu üks moto, mida ma kunagi Pirita seikluspargis töötades ära õppisin, et elu on seiklus. Et mis vähegi võimalik, tuleb ära proovida. Selle poolt oleme me igal juhul, me oleme ise ka sama motot järgivad inimesed ja me teame tegelikkuses, et paljud meie liikumispuudega sõbrad on ka jälgimas seda sama motot. Nii et loodame, et kes meid nüüd kuulavad, vaatavad, jõuavad siis meile sinna ja saavad läbi selle siis seda motot taas kinnitada, et elu on seiklus. No, ma siia lisaks juurde selle asja, et tihtilugu inimesed arvavad, et umbes, et see on väga hirmus ja nad ei julge minna, et see kiik ikka, nad ei taha, et see kiik üle võlli läheks. Et tervete inimeste puhul või liikuvate inimeste puhul on asi lihtne. Kiik ei lähe kõrgemale kui see hoog, mis sa ise teed. Mitte grammiga ei lähe kõrgemale. Ja ütleme nüüd siis liikumispuudega inimeste puhul on ka asi lihtne. Et kui enne lepitakse selle siis instruktoriga, kes hoogu teeb, kokku, kas mingisugune sõna või minu poolest, kui ei saa rääkida, siis ka mingisugune käe või peamärk või mis iganes. Ehk siis, et instruktoritel on ka ikkagi sihuke, kuidas ma ütlen, alalhoiuinstinkt on olemas ja empaatiavõime on olemas, et ega seda hoogu niimoodi vägisiselt üle ei jaeta ja kedagi nagu ei sunnita. Ehk siis, kes juba kiigele jõuab, sellel on uus kogemus kirjas ja hoogu ei tehta vastu mitte kellegi tahtmist, mitte üks gramm. Loodame, et oleme selle lausega rahustanud nende inimeste närve, kes võib-olla kahtlevad või ei julge. Aga natuke oli Vikipeedias ka rekorditest juttu, et kuidas nendega on, kas need ikka kehtivad, kui patent enam ei kehti Guinessi rekorditest rääkides? Patendiga oli jah selline asi, et kunagi patendiga tehti kasuliku mudeli patent oli kiikedel ja see lihtsalt aja jooksul saab otsa ja seda ei uuendatud, et see on tõesti läbi. Ja kahjuks uut patenti ei saa ka. Nüüd, mis puudutab rekordeid, siis rekorditega on küll sedasi, et rekordid kehtivad. Eesti Kiikingu Liit on siis antud hetkel maailmas siis organisatsioon, kes või mis rekordid ära fikseerib. Ehk siis Eesti rekordid, maailma tippmargid ja hetkel on Guinessi rekordi hoidjaks on meil Sven Saarpere, kes on siis suutnud üle võlli ajada kiige, millel oli aisa pikkust 7 meetrit ja 43 sentimeetrit. Ehk siis, et kui ta oli pea alaspidi, siis olid sisuliselt tal jalad 15 meetri kõrgusel ja see on, ütleme, 5.–6. korrus kortermajal. Okei, see on ikka jah, väga palju. Et selle hoomamiseks läheb natuke aega. Just, aga see ongi, et järjekindlus viib sihile ja ju Svenil oli seda tahtmist ja eks tal olidki head füüsilised eeldused ka ja läks hästi, jah. Naiste rekord on ka üle 6 meetri. Kui ma ei eksi, siis see on Elga Ehrenbushi nimel äkki 6.08 või miskit sellist, ma siin nüüd peas paugutan numbreid. Aga jah, et rekordeid me fikseerime ja kiikingus me fikseerime rekordeid kokku 14 erinevas klassis, seda siis meestele ja naistele 2 peale kokku on ehk siis 7 meeste klassi, 7 naissoo klassi. Ja võistlustel, võistlusklassid meil siis ütleme, et kui ei ole liiga palju võistlejaid, siis me paneme need vanuseklassid kokku ja saame niisuguse meeldiva võistlusklassi. Aga rekordeid me fikseerime vanuseklasside lõikes. Okei. Kes siis praegu kõige vanem inimene näiteks on olnud? Kõige vanem mees, kes meil regulaarselt võistlemas on käinud, on Peeter Matt ja kui ma talle nüüd liiga ei tee, siis äkki ta on praegu 74 aastane.
ja kui me jätkame rekordiomanike radadel, siis vahepeal meenus meile, et naiste rekordiomaniku nimi on Hele Eespere ja ta on 42 aastat noor ja rekord on 4,75. no see on üsna arvestatav ja tal on aega uusi rekordeid teha veel üsna palju, arvestades seda, kui noor ta tegelikkuses on. Aga räägime natuke sellest teisest poolest ka, millega Otil võib-olla on rohkem kokkupuudet, aga ehk Ants sinul ka, et noorsootöö ja noored, et kui palju te üldse tegelikult oma töös või oma igapäevaelus puutute kokku liikumispuudega inimestega peale meie sõber Mareki? mina nagu enda nagu töökoha mõistes, vaatan Kohila noortekeskust, et seal meil liikumispuudega noori ei ole. Aga meil on seal teistmoodi neid vigastusi siis kas nagu vaimselt või ärevushäired, midagi sihukest, et liikumispuuetega nagu ei ole neid. Aga seal ütleme vigastusi või neid ma ei saa öelda, et puue, aga Nähtamatuid puudeid, jah, just. et neid ikkagi on tegelikult. Et isegi kui käia nagu nüüd laiemalt mõistes ringi, et ma just käisin ka Erasmus pluss projektil, et ma täna öösel kell 4 jõudsin alles koju. Et sai käidud Tšehhis, et seal olles olin täpselt samamoodi, et nähtavaid puudeid ei ole, aga kõne see pruuk on häiritud. Et kas kokutab või räägib hästi aeglaselt või hääldus on hoopis teistmoodi kui teistel inimestel. Et neid ikkagi on, aga nagu mina oma peas ütlen endale, et kõik inimesed on ikkagi ühesugused. Et kui tema ei saa midagi teha, et siis ma ei hakka teda sundima ja kui me ainult kahekesti oleme kuskil, siis ei lähegi seda tegema näiteks. jah, et arvestame inimesega, eks ole. jah. just. Kuidas sinul, Ants, palju siukseid kokkupuuteid ette tuleb, kasvõi kui sa oma kodukohas ringi liikumise peale mõtled, palju sa näed erinevate puuetega inimesi? ei no ei, tegelikult ei ole palju ja ma tahaks öelda, et ma ei näe üldse, sest et inimene on inimene ja ma ei pea nägema seda, mida pole vaja näha ja mis ei ole oluline, eks. Aga see on niisugune ilmselgelt kena klišee, me kõik näeme, me kõik teame, küsimus on, et kuidas me reageerime. Ja ma üldiselt olen ka seda meelt, et ega mis seal vahet on, et kellelgi on siis niisugune, kuidas ma ütlen, väike sohi tegemise teema, et võetakse jalapaari asemel rattad alla, on ju. Et okei, me lepime sellega. Me ei tee sellest numbrit. Nali naljaks, aga ei üldiselt, ega lõppkokkuvõttes ei ole ju vahet. Inimene on inimene ja me kõik teeme ja toimetame ja ma üldiselt olen püüdnud elada selle mõtte järgi, et ela ise ja lase teistel ka elada. Ja meil kõigil on oma kiiksud, meil kõigil on oma mingisugused vimkad küljes, kelle oma paistab rohkem välja, kelle oma häirib teisi rohkem. Need kõik on erinevad, aga eks need ongi need asjad, millega me peame siis arvestama, toime tulema ja olema inimlikud nii enda kui siis teiste vastu, et ega lõppkokkuvõttes ju ei ole vahet. Meil kõigil on üks elu ja me püüame sellest võtta ja õppida, mis meil on ette nähtud ja mida me peame õppima. Väga õige. Ma usun, et Jüriga oleme sama meelt. Jaa. Aga kuidas julgustada noori ka puudega inimestega suhtlema rohkem? Või kas või kui me võtame kogukonda tegelikult, et kuidas nagu kogukonnas rohkem seda julgust oleks, et arvestada ja märgata nii nagu teie arvestate ja märkate ja mõistate? Kui mina nüüd räägin Kohila vallast, siis meil on üks niisugune asutus, kus on natukene siis teistsugused inimesed. Tal on küll inimesed, käed-jalad otsas, aga siis kas on nagu vaimselt natukene taandareng olnud või on mingisugused sünnidefektid olnud. Et kui vaatan nende põhjal toodaks nagu näite, siis nad on julged, nad on töökad, aga väga raske on
nagu teistel suhelda nendega, üritavad kuidagi nagu eemal hoida. Et kui me korraldame seda võistlussarja siin, tegelikult 2 erinevat võistlussarja, et siis ühel võistlussarjal nad käisid eelmine aasta ka võistlemas meil. Et nendega arvestati, et need ei trügiks sinna kuskile vahele neile. Me saame aru, et nad jooksevad võib-olla aeglasemalt, et see on ikkagi spordiala, mis me seal tegime. Et see jooksuvõistlus oli, hürjejooks oli. Et lasti neil nagu rahus olla, et ei tehtud nende üle nalja ega midagi ja kõigil jälle, kes oli varasemalt kokku puutunud nendega, et ikkagi said omavahel suhelda ilusti. mina ütleks siia juurde, et siin ütleme mõned kuud tagasi mul oli üks koolitus täitsa teisest teemast, aga selle koolituse raames sain ma tuttavaks ühe väga vahva inimesega, üks meesterahvas, väga aktiivne suhtleja, sihuke ikka tõsiselt nagu, kuidas ma ütlengi, et sisuliselt piirideta suhtleja. Ja mingil hetkel siis küsiti ta käest ühe bussisõidu ajal, et kuule, et vist oli bussisõidu ajal, aga ühesõnaga, kuidas sa nii vabalt nagu räägid kõigiga, igas asendis, igal pool, ükskõik millest, et mis värk on. Ja siis see tegelane ütles, et ta oli noor poiss, kui ta otsustas, et tema ei karda inimestega rääkida. Ja sellest ajast peale ta on ilmselt seda mõtet jälginud ja järginud ja see on ilmselt kasvanud koos temaga. Ja tihtilugu inimesed pelgavad ja kardavad rääkida sellepärast, et nad eeldavad või kardavad mingisugust vist negatiivset reaktsiooni või vastust. Aga kui nüüd lähtuda siis selle mehe Toomase kogemustest, siis kui ta praegusel hetkel on nii avatud suhtleja, siis pigem ma julgen arvata, et ikkagi positiivseid kogemusi on rohkem kui negatiivseid. Ehk siis me kõik võiks sellest õppida, et inimestega suhelda võib olla tore ja seda pigem äkki ei peaks kartma. Ja siit ma tooks kohe välja, et sa kunagi ei tea, kui tark see inimene tegelikult on või mis teadmised tal on, et nagu tänapäeval loeb, et hästi palju on neid tutvusi, et mida rohkem tead inimesi, seda suurem võimalus on kuskile minna või saada või olla. Et sa kunagi ei tea, kui tark ta on ja millal sul võib olla ka kasu või kas sa üldse leiad endale väga hea ja uue sõbra näiteks. Jah, inimesi tasub võtta nagu avatud raamatuid, et olen isegi rakendanud põhimõtet, et iga inimesega leiab alati teema, millest rääkida. Ja see on seni ennast täiesti veenvalt ära tõestanud kõigi nende aastate jooksul, et kunagi pole seda olnud, et ei ole nagu millestki rääkida. Et on ka ütlus, et ära hinda raamatut kaante järgi. On täitsa on olemas selline ütlus. Aga puudutame korra ühte teemat, millest on meil Marekiga juttu olnud, et kuidas saaks teha nõnda, et inimene, kes on ratastoolis, tahaks ka teha seda noorsootööd, sest kui me rakendame korraks olemasolevat loogikat, siis on ju tegelikult täiesti mitte välistatud põhimõte, et inimene, kes on varasemalt seda tööd teinud ja kes on nüüd sattunud õnnetuse tagajärjel ratastooli või mõnel muul põhjusel, võiks ju selle tööga jätkata, aga tundub, et Eesti ühiskond ei ole selleks valmis. Millised teie mõtted selles osas oleks? Sest jah, Mareku näide on hea näide ju tegelikult. Jah, Mareku näide on väga hea, et oli ka vanasti noorsootöötaja. Ma ei mäleta, kas ta oli kuskil seal Tallinnas kesklinnas või kuskil. Aga kuniks tal see õnnetus juhtus. Aga kui ma vaatan nüüd natuke laiemat pilti, siis hästi suur teema on see koolikiusamine, väljaspool kooli, vaimne, füüsiline. Et kui tulebki näiteks ratastoolis noorsootöötajaks, kõik pädevused, kvalifikatsioonid. Täpselt. Natukene väsimus lööb välja juba. Ei ole hullu. Et kui need kõik on olemas, hästi pädev, hästi hea inimene, aga nüüd kui võtta need noored, siis on hästi palju neid, kes ikkagi kiusavad vaimselt ja proovivad sind hästi palju proovile panna. Et kui sa selleks põhimõtteliselt valmis ei oled, siis on seda tööd väga raske teha. Põnev nüanss, meie seda
nii täpselt ei teadnud, aga nüüd teame ja kõik kuulajad saavad ka teada. et ikkagi noorsootööd teha, siis see on vaimselt väga kurnav. Et samaga on räägitud koolides, et noored ei allu korraldustele, ei kuula. Et see päeva lõpuks oled vaimselt ikkagi väga kurnatud. Isegi kui sa jõuaksid füüsiliselt, ma ei tea, maratoni näiteks maha joosta või kõndida, siis vaimselt sa oled päeva lõpuks ikkagi väga väsinud. selline võimalus on täitsa olemas ja väga üllatav nüanss, mille ülejäänud arutas. Ühesõnaga tuleb jälgida seda enda mentaalset tervist ka. Jah, Jah. et ei ole nii-öelda ainult üheülbaline see asi. Et mis sinu mõtted selle küsimuse osas on, Ants, et kuidas võiks ratastoolis inimene jätkata näiteks noorsootöö tegemist, kui ta on seda ametit varasemalt pidanud? No, ma isiklikult kuidas ma ütlen, mul on keeruline vastata sellistele küsimustele, sellepärast et noh, kui ta saab hakkama ja kui ta tahab seda teha ja ta hingega teeb seda, siis minu küsimus oleks hoopis see, et miks ta ei peaks saama seda teha. Vot see on ka meie küsimus. Tundub, et need noortekeskused lihtsalt, siin jääb asi lihtlabase ligipääsetavuse taha jälle taaskord, et kui ma mõtlen ka Keila noortekeskuse peale, siis näiteks bürooruumid on teisel korrusel, viib trepp ja nii lihtne see ongi. Ja nii lihtne see. Üks osa on ligipääsetavus, aga teine on kindlasti see, et see tööprotsess tuleb ka ilusti nagu läbi mõelda. Just, et jõuda igale poole. Et see füüsis nagu takistaruks asjaoluks ei muutuks. Just, et kui selles mõttes, et kui teha tahtmine on olemas ja võimalused on olemas, siis ma ütlesin, et ma tahaks öelda, et ma ei näe puudega inimesi. Sest et meil kõigil on mõnes mõttes oma puue. Ja kui sa teedki oma asja hingega ja sa saad tehtud selle asja, siis minu poolest jumala eest. Et tulebki teha ja kui on vähegi võimalik luua ka võimalused selle jaoks, siis on tore, eks. Teisest küljest ma saan ka sellest aru, et alati igale poole ja mis iganes põhjustel ei olegi võib-olla see võimaluste loomine, nii kurb kui see ka ei ole, ratsionaalne ja siis tuleks lihtsalt leida võib-olla mingid muud lahendused. Eks kõigel on oma nagu head ja vead ja igal mündil on kaks külge, eks. Aga see põhimõtteline küsimus, et kuidas saaks teha, siis ongi, et ilmselt tuleks hakata kuskilt otsast peale ja leida see enda nišš või see väljund, et kus kohas saab teha. Ilmselt seda keegi lambist nagu pakkuma ei tule, et see tuleb ikkagi enda initsiatiivist kuskilt nagu välja anda ja siis see tuleb kuidagipidi kaarega tagasi ka. Ja see kaarega tagasi tulemise koht on, et ju tegelikult Jüriga ma olen ju enne tänast kohtumist vist elus, ütleme, korda-paar suhelnud. Viimane kord, mäletan, oli see, kui Jüri käis Heidapere koolis. Ja Heietest Taikmus käidud küll. Just. Ja siis oligi, kui Jüri esinemine läbi sai, siis ma nii mööda minnes kuidagi küsisin, siis vist oligi seesama juba see kõrgemale kui meeter esimene idee natuke lendu visatud ja Jüri ütles, ma küsisin, et kellega peaks nagu suhtlema sel teemal ja rääkima ja siis Jüri ütleski Mareku nime. Aga selleks ajaks minule oli Ott nagu selle mõtte lendu visanud, et temal sõber tahab, aga egas ma ei teadnud, et see sõber on sama Marek. Okei, väga huvitav side. Maailm on meeldivalt Maailm on väike. Just, et see võikski kinnitada jälle natuke ka seda, et kui sa mingisuguse mõtte või idee lased lendu ja kui see asi peab juhtuma, siis see asi juhtub. Ja kui ta ei pea juhtuma, siis ta ei juhtu lihtsalt. Nii kurb see mulle tihtilugu tundub, et ongi. Lihtne, aga kurb mõnes mõttes. Või teisest küljest on ka. Nii ta kipub olema, et mingites hetkedes sa tajud ära, et nii pidi minema, nii ei pidanud minema ja tee, mis sa tahad. Nii see on. Meil podcast on ka parim näide sellest. Aga ma ütleks kohe ära, et nagu see küsimus oli, et kui inimene ikkagi tahab teha, siis seda noorsootööd, ehk siis neid noorsootöötajaid on alati vähe. Et alati kuskil otsitakse noorsootöötajaid või midagi, et
see väga meeldib ja huvi pakub. Suhtle nende noortekeskustega, räägi võimalustest ja kindlasti leitakse lahendus. Siis tasub selle peale mõelda, eriti kui on inimestest puudus nii-öelda. Vot aga kaartest rääkides, siis meie oleme nüüd Kaarega jõudmas oma vestluse lõppu ja ma küsin teilt, et mida te sooviksite omalt poolt mõlemad lõpetuseks öelda? Ei oskagi. Tulge kiikuma. Tulge kiikuma. No meie tuleme, kas me kiigume, see selgub koha peal, aga me tuleme kindlasti sinna üritusele, et näha seda, mida te olete loonud, mida te olete lahendanud. Saame seda päeva koos nautida ja saame edasi mõelda, et kas järgmisel aastal veel midagi põnevalt ehk kuidagi teha. Ants, mida sina lõpetuseks ütleksid? No ega ma ei oskagi väga palju muud öelda, kui et tehkem nii, et inimlikkus oleks positiivne sõna. Tihtilugu mulle viimasel ajal tundub, et kui kellelegi öelda, et kuule, see on üks inimlik tegu, siis ma ei ole sugugi kindel, kas mõeldi head või halba, vaadates, mida inimesed üksteisele maailmas teevad. Aga teeks nii, et inimlikkus on üks positiivne asi ja me kõik püüdleme selle poole, et kõigil on hea ja parem ja me kõik, kuidas ma siis ütlen, teeme nii, et meie ümber on parem. Alati saab, aga anda on parem. Jah, väga ilus mõte. Selle võtame tänasest endaga kaasa ja loodame, et see kandub kaugemale kui see saade siin ja see suvi ja see aasta siin, mis meid veel ees ootab. Jüri, mida sina tahaks lõpetuseks öelda? Jah, tore on tõdeda, et sihuke võimalus on tekitatud, et liikmespuudega vist rekordeid ei tee, aga saavad nii-öelda selle ülevõlli tunde kätte ja võib-olla siis julgustaks, et kui on unistus midagi teha, siis tegutse selle nimel, et vabandusi leiab ikka, miks mitte teha, aga rohkem tuleb leida neid, et miks sa seda armastad teha. Jah, siis on suuremad võimalused. Aga vot, oli väga meeldiv teiega vestelda. Saame öelda, et tänane saade on ennast purki pannud ja saame ka öelda, et tulgem kõik purgist välja, sest 26. juulil saame kohtuda juba Visklas ja saame siis seda päeva koos nautida, nii et lähme ise, võtame sõbrad kaasa, tuleme kodudest välja, oleme inimlikud inimesed, teeme midagi head ja loodame, et saab alguse traditsioon, mis kestab veel pikemalt ja toob palju huvitavaid lahendusi ja võimalusi kõikidele inimestele. Aitäh teile! Et julgustame, et mõelda nii, et kuidas saab, mitte miks ei saa. Jah, see on väga-väga oluline, sest seda kipub olevat harvem, nii et teie panus on väga-väga oluline. Vot, aga suur tänu! Mina ka omalt poolt tänan ja kes tahab, leiab võimaluse, kes ei taha, leiab vabanduse. Täpselt. Aga aitäh. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.